Nii, tere tulemast ERMi teadusseminari. Meil on hea meel tervitada Riina Rammot, kes on Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor ja siis Liis Luhamaa. Tema on ERMi nooremteadur ja koos uurivad nad tekstiilivärve ja nende ettekande pealkiri täna ongi meil mineviku tekstiilivärvide uurimine Eestis. Ja hästi tore on see ka, et Riina ja Liis on koos ka kuraatorid ERMi näitusel Meie rahva värvid, meie rõivavärvid, just. Ja nüüd ma annangi sõna neile ettekandeks. Aitäh! Tervist! Minul läheb ka alati sassi, kas meie rõivavärvid või meie rahvavärvid, et need kõik on minu jaoks ühte sulandunud. Mina olen siis Liis Luhamaa, teen otsa lahti ja Riina Rammo pärast mind tõmbab otsad kokku. Ütlen veel seda, et Riinaga seda uurimustööd, mida me täna esitleme, oleme me teinud koos rahvusvahelise ajaloolisi tekstiilivärve uurinud projekti Calefo Crafts raames, et sealt need tulemused meil praegu peamiselt tulevad. Ja juttu tuleb siis nööripunasest Eesti rahvarõivastes. Ning mina hakkasin nööripunase teemaga esmalt tegelema või puutusin sellega esmalt kokku umbes 8 aastat tagasi. Helistas mulle Kristi Jõeste, kes ütles, et tal oli üks tudeng, kes oli sattunud sellise värvinimetuse peale nagu nööripunane, et kas mina tean, mida see tähendab. Ja too hetk ma Kristile midagi väga tarka kosta ei osanud, kuid lubasin uurida. Ja see esimene seos, et midagi võib olla tegemist pikkkuubede nööridega, tuli mulle kui rahvarõivastega tegelejale ja eestlasele suht loogiliselt, aga mingi tõendit mul selle kohta see hetk ei olnud. Ja kui ma otsisin kõigepealt ajalehtede digiandmebaasist Digar selle märksõnaga nööripunane, siis ma sain sellise vaste ühest väliseestlaste ajakirjast, kus oli kirjutanud kirja, lugejakirja, vastanud kirja ajalehele üks naisterahvas, kes nimetas ennast talutütreks, kes siis oli talutütar olnud 19. sajandi lõpus. Ja teema, millele ta vastas, oli seotud tegelikult ühe teise värviga, lipusinisega, aga mina korjasin sealt välja selle nööripunase killukese. Ja mida ta ütles, oli see, et Pärnumaa loode osas 19. sajandi lõpul enam ei värvitud rahvariideid rohujuurte ja puulehtedega, vaid poevärvidega. Neid riideid kasutati veel kirikus käimaks ja piduliks juhtudeks. Kui meid lapsi saadeti poodi värvi ostma, siis manitseti tuuikke nööripunast ja mitte muud kui lipusinist. Ning sellest lõigukesest tuli minu jaoks välja see teadmine, et sõna nööripunane kasutati veel siis, kui olid juba poevärvid ehk siis sünteetilised värvid 19. sajandi lõpus. Nii et see nimetus, kui ta ka oli seotud algselt kuuenööridega, siis ta oli läinud kasutuses edasi aega, mil kuubesid enam rõivastuseks ei kantud ja nööre sinna peale ka enam ei pandud. Ning hakkasin seejärel otsima nööripunase nimetust sünteetiliste värvide värvikaartidelt. Ütleme, värvitootjad annavad veel siiani välja värvikaarte, kus siis on nende värvide valik, värvide nimetused. Ja nööripunast nimetusena ma ei leidnud, vähemalt mitte nendest, mis meil muuseumites alles on, aga leidsin ühe saksakeelse värvide kataloogi
ja sealsed värvinimetused, eriti just need, mis olid punaste värvide puhul, seostusid mulle kohe väga selgelt värvinimetustega, mida kasutati loodusvärvidel. Et kui läheme siit täpsemalt, siis selles sünteetiliste värvide Heitmanni kataloogis, mis oli ilmunud siis kuskil 20. sajandi esimeses pooles, olid värvinimed karmoisiinrood, kiršrood, bonsoorood, kus oli taga täpsustus košenilrood ehk siis košenilipunane ja šarlahrood. Ning tänapäeval need võib-olla neile, kes ei uuri tekstiilivärve, ei seondugi nii väga taimevärvidega, välja arvatud ehk siis košenil, mille puhul paljud juba teavad, et tegemist on putukatega, millega värviti punaseks, siis mulle nad kohe tuletasid meelde värvinimetusi, mida kasutati palju varem. Ja toon siia kõrvale ühe kuulsama ajaloolise värvimise õpetuse raamatust needsamad väga sarnased värvinimetused, et see on siis Jean Hellot, prantslase värvikunstiraamat, mis esmalt ilmus prantsuse keeles, aga mis väga ruttu tõlgiti teistesse keeltesse ja mida avaldati lugematul arvul trükke, et ta väga kaua ilmus. Ning 1750 ta siis oli esmatrükk ja 51 oli ta juba saksakeelsena loetav ja saadaval. Ja tõin siia just selle saksakeelse raamatu värvinimetused, et oleks võrdlus nende Heitmanni saksakeelsete nimetustega. Ja Hellol on siis värvinimetustega seal kirjas karmoisiin, kiršfarbe, bonsoo ja šarlahk. Ehk siis põhimõtteliselt täpselt need samad nimed, mis peaaegu 200 aastat hiljem on jõudnud sünteetiliste värvide värvinimetusteks või on jäänud alles värvinimetustena. Ja mida saab sellest 18. sajandi keskpaiga värviraamatust, saab kätte, millega neid värve värviti, mida niimoodi nimetati, sest seal esiteks on see värvinimetus, aga siis on ka kirjeldus, kuidas seda värvi saavutada. Ja olen siin ära toonud ainult värvaineid, mitte siis peitsaineid, mis ka mõjutavad värvitooni. Karmoisiini või ütleme siis nagu karmiinpunast värviti košenillitäidega, kirsipunast värviti värvisafloori ja värvipiksaga. Et ta oli siis selline veidi tumedam punane. Bonsoopunast seal nüüd erines värviretsept või kasutatav värviaine sõltuvalt sellest, mis materjali värviti. Kui värviti villa, siis saadi bonsoopunane košenilliga. Kui värviti siidi, kasutati värvisafloori õisikuid või õielehti. Ja kui värviti sellist kehvemat punast, mida ka nimetati bonsooks, siis kasutati punapuud. Ja sarlakpunaseks värviti kas kermesega, mis on Euroopa värviputukas, kasvab värvitammedel ja mida väga palju kasutati varasemal ajal, ehk siis ütleme siis keskajal, enne kui leiti meretee Lõuna-Ameerikasse, seda värviti kermesega ja sarlaki värvimiseks, sarlakpunaseks värvimiseks kasutati ka košenilli. Siin tulid jälle erisused või sellised väiksed detailid sisse. Kui oli see sarlakpunane värvitud kermesega, siis nimetati seda Veneetsia sarlakiks. Kui oli ta lihtsalt sarlakpunane, siis oli ta värvitud košenilliga.
ja nagu märkate, siis see sarlakpunane ja košenill on siin tehtud tumedaks, ehk siis nendest tuleb juttu veel. Nii, kuidas on nööripunane seotud sarlakpunasega? See seos tuleb Wiedemanni Eesti-Saksa sõnaraamatust, mis ilmus 1869 ja sarlaki värvi või sarlaki punast nimetada seal 2 kohas 6 nööridega seotult. Et need sarlaki värvid on seotud veel palju, seda sõna tuleb ka paljude haiguste puhul tal kasutusele, aga meie siis vaatame ainult neid värvinimetusi ja nöörinimetusi. Et kõigepealt siis 6 nöör on tal selgitatud kui punane nöör, millega kuubesid kaunistati ja sellest tuleb sõna 6 nööri värv ehk sarlakvärv. Ning värvinimetusena märksõna karv all on eraldi värvinimetus 6 nööri karva, mida ta kirjeldab kui sarlakpunast. Ja jällegi ütleb, et see tuleb nende nööride värvist, millega kaunistati kuubesid. Nüüd värvi tooni poolest, kui me hakkame liikuma sinnapoole, mis värvi see nööripunane on, siis Eesti Keele Instituudi, Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis sedelkogust on mõned üksikud nööripunasega seotud sedelid, et väga palju infot seal ei ole, aga üks selline tore lause ikkagist, et märksõnal nööripunane Häädemeeste kihelkonnast on kirja pandud järgmiselt. Kirsipunane ja kirsipruun ka öeldi, kui ta siuke tumedam oli. Ta ei olnud erk. Teine oli erk, siis oli nöörpunane. Potisinistel kuubedel olid nöörpunased paelad, ehk siis punane, mis oli erk, seda nimetati nööripunaseks. Ja korra, kui nüüd sellest värvitoonist liikuda edasi, et millega see nööripunane värvitud on, et kui mäletate, siis sarlakpunast villale saadi tavalist sarlakit, mitte Veneetsia sarlakit, saadi košenilli täidega ja samuti saame me ära siduda selle Eesti allikatel, et nööripunane on värvitud košenilliga. Et Eesti Postimehes ilmus 1864. aastal kuulutus ja see ütleb, et kes 40 kopika eest 1 nael villa, villast lõnga ehk villast riiet košenilje punaseks ehk 6 nööri karva tahab värvida, tulgu Tartu linna kaupmehe kelleri poodi. Sinna, kus suured raudpajad ukse ees seisvad, seda värvi ostma. Õpetuse leht antakse ilma hinnata kaasa. Ehk siis me oleme jõudnud selleni, et meil on nööripunane, mis on sarlakpunane ja mis on värvitud košenilliga. Et võib öelda, et ring kirjalike allikatega on täis tehtud või kinni pandud. Nii, aga mis see košenillitäid on? Räägime sellest ka natukene. Košenillitäid on kilptäid, mis on pärit algselt siis Kesk- ja Lõuna-Ameerikast ja emased täid on parasiitsed, kasvavad viigikaktuste peal, et nad ei liigu, kui munad sinna viigikaktuste lehe peale jäävad, siis nad kooruvad, imevad ennast sinna kaktuse lehe külge kinni, kasvatavad endale sellise valge katu peale, et see valge selline mudru, mis te seal lehtede peal valged täpiksed näete, et need ongi need emased košenillitäid, kes seal siis vaikselt kasvavad ja siis munad on neil selles värvis, selles punases värvis, mida neist pärast eraldada saab. Euroopasse hakati seda Ameerika košenilli tooma 16. sajandil juba ja üpris peatselt asendas ta kohalikud putukvärvid
nagu kermese, Poola košenilli, Armeenia košenilli, et kuna ta sisaldas palju värvi ja ta tuli odavam, sellegipoolest oli kallis värv, aga teda oli palju lihtsam kasvatada ja tegelikult juba sel ajal, kui eurooplased jõudsid Ameerikasse, oli kohalikel elanikel, nad tegelikult juba kasvatasid seda nii-öelda kultuurputukana. Ning mainin veel ära, et 19. sajandi esimeses pooles toodi košenillid Kanaari saartele ja hakati suures mahus seal kasvatama. Et kui te lähete praegu reisile Kanaari saartele, siis teatud saartel on kaktused neid täisid täis. Et kui te näete sellist valgeid täpikesi, vatiga kaetud putukaid kaktuste peal, siis teate, et need on košenillitäid. Ja on võimalik, et ka just siis, kui see kasvatus hakkas peale Kanaari saartel, et see hind läks alla. Et seda on viidatud Türgi vaipadest rääkivates raamatutes, et Türgi vaipades hakkasid kohalikud košenilli punast kasutama siis, kui ta hakkas tulema Kanaari saartelt, kuna hind läks alla. Kuid košenilli kaubanduse, hindade, kõige sellega on meil kolleeg Hannes Vinnal, ajaloolane, majandusajaloolane, kes seda teemat koos meiega uurib ja kellel oli just hiljuti ettekanne Viljandis Igor Tõnuristi nimelisel rahvarõivukonverentsil, mis on ka järelvaadatav ja seal ta rääkis just košenilli kaubandusest, et ma sellega siin sellest rohkem mina ei räägi. Et soovite kuulata Hannese loengut. Nii. Ja millal need punased nöörid meie rahvarivastele võisid tulla? Päris algust loomulikult on raske paika panna, aga me saame otsida kõige varasema punkti, mis hetkel on siis räägitud, et eestlaste kuubedel olid punased nöörid. Ja selle me leiame August Wilhelm Huupeli topograafische Nachrichten raamatust, et siis juba 1777 ütleb ta, et Tartumaal on kuued punase kalevi ja nööridega kaunistatud. Ning natuke täpsemalt ütleb ta 1789, et rääkides siis Tartu kreisist, märgin siinkohal veel, et nad erinevad, ehk siis Tartu kreisi inimesed, järgnevalt kirjeldatud kreiside maarahvast teatud määral rõivastuse poolest, muuhulgas punaste villaste nööride tõttu, millega nende kuued kaunistatud on. Ja all siis ka toodud ära need Tartu kreisi kihelkonnad, Tartu, Äksi, Maarja, Magdalena, Kodavere, Torma, Puhja, Rannu, Nõo, Võnnu, Kambja, Rõngu, Sangaste ja Otepää. Nii et kindlasti siis olid need punased nöörid, millised nad olid, võib-olla on raske öelda, et seda me täpselt ei tea, aga punaste nööridega olid kuued kaunistatud juba 18. sajandil ning kui 1777 Huupel juba nendest rääkis, kui millestki, mis on tüüpilised Tartumaa talurahvale, siis nad pidid olema kasutuses juba veel varem. Nii, nüüd kust nöörid saadi? Päris mitu esemelegendi viitab sellele väga otseselt, et nöörid olid ostukaup. Rõuge Pikkuue juures on kirjas, et kangas oli siis potisinine koduvillane, nöörid 50 sülda toodi Võrust ehk Petserist. See 50 sülda on muidugi väga suur kogus, see on umbes 100 meetrit. Et ühele kuuele, sõltub kuuest, aga võib
sellise riklikuma kuue võib-olla 10 meetrit, et 5 sülda oleks loogilisem, kuid ju nad siis ostsid varuks või ma ei tea, aga igatahes nii see kirja pandud on, et ma ei oska seda seletada. Ja Puhjapikuuel on kirjas, et Riian oma koetud nöörid toodi linnast, samamoodi Harglanaiste kampsunil punased nöörid linnast ostetud. Nii, aga kes rahvarõivat teeb, see teab, et nööre tehakse kaarushargiga. et kas siis kõik olid ostetud, osad olid hargiga tehtud. Et siis juba näiteks Ilmari Manninen on kirja pannud, et eriti tähelepanuväärsed kaunistused kuubedel olid punased nöörid. Nendega ilustatud kuube nimetatakse nöörkuueks. Nööriks oli tavaliselt niinimetatud kaarus, mis tehti silmustades väikese puuhargi abil. Ja sealt edasi kõigis meie tähtsates rahvarõiva raamatutest käib see läbi. Et isegi kui räägitakse alguses sellises üldosas sellest, et paljusid asju osteti rahvarõivaste jaoks, siis lõpus, nii kui läheb tegemiseks jutt, siis ikkagist öeldakse väga konkreetselt, et tehti hargiga. Kuid vaadates, kui palju või kui vähe õigemini harke, olin ise ka üllatunud, et ERMi kogus on ainult 10 kaarusharki. Kõik teised muuseumid juurde võttes tuleb võib-olla paarkümmend kokku. Ikkagist vähe. Mõnel neist on ka kohe juures legend, et neid ei kasutatud kuuenööride tegemiseks. Näiteks Kambja hargil, mis siin pildil on, öeldakse tundruki, siis seeliku nööri kudumise jaoks. Ja Pühalepa hark, Pühalepas kogutud hark, et hargiga tehakse küüdkuue, siis triibulise seeliku nööri ja ka teisipaelu. Sellega tehtud nöör tuleb 4-tahuline. Nii et tõesti sa saad sellist 4-tahulist nööri teha hargiga. Aga tundub, et kuuenööre kindlasti mitte kõiki harkidega ei tehtud. Nii. Siis jällegi, et panna võib-olla see 10 kaarusharki konteksti, ERMi kogus ainuüksi on nööridega pikkkuube 100 ja samuti on neid päris palju Viljandi muuseumis, kuskil 30. Lisaks on nööridega kaunistatud ka kampsuneid, naiste kampsuneid, mida on ka mitukümmend, ehk siis kõik muuseumid ja esemed kokku võttes, siis meil on nagu tänaseks päevaks alles 200, võib-olla 200 või rohkemgi nööridega kaunistatud pealisrõivast. Aga jällegi, 10 kaarusharki. ja kust need esemed on kogutud, et kõige rohkem kuhjaga on paistust ja tarvastust. Natukene siis 3 korda vähem Rõugest ja Torist, ka Põlvast ja Äksist on mõned kuued ning tegelikult neid kuubi siis on veel päris paljudest Eesti kantidest, et see ei ole ainult Mulgimaa või Viljandimaa või Tartumaa teema. Et on ka Martnast, Lääne-Eestist, eks ole, Pakrist, Väike-Maarjast, Audrust, kuigi vähe. Millised need nöörid on, mis kuubede peal meil on? Vaatasime seda ka. Ja päris kõiki kuubesid ei ole vaadanud. Loodan, et ükskord jõuame sinnamaani, et kõik üle vaadata, nii kuued kui kampsunid, et saaks sellist korralikumat kokkuvõtet teha. Aga esiteks siis näeb kuubedel nööre, millel on värvimata tõenäoliselt villane, mis seda ei määranud. Aga ütleme siis visuaalselt vaadates villane südamik ja selle südamiku ümber on põimitud värviline kahekordne lõng. Ja see võib olla punane, kuid sellist tüüpi nööre on ka siniseid ja rohelisi ehk siis teisi värve. Ja kui ma peaks pakkuma, siis ma arvaks, et need on värvitud sünteetiliste värvidega juba ehk siis sellised uuemad. Siis
siis nägime sellist nööri, mis oli tehtud kahekordsest lõngast, neljakandiline ja selle nööri puhul paistis juba välja, et ei ole mitte punutud värvitud lõngast see nöör, vaid kõigepealt on nöör valmis tehtud ja siis on nööri värvitud, sest me leidsime mõned kohad, kus siis nöör on kenasti valge, ehk siis ta on siis värvimise ajal olnud sealt kuidagi kinni seotud või kinni jäänud ja ülejäänud oli ilus punane, ehk siis värvitud on nööri, mitte lõnga. Ja siis olid kolmandat sorti nöörid, mis olid põimitud ühekordsetest lõngadest ja samamoodi päris mitmel neist paistis välja, et need on värvitud nööri kujul, et see foto, mis ma siia panin, samamoodi näitab teile, et seal, kus nöör on katki ja me näeme nööri sisemust, on need lõngad üpris heledad, et mitte öelda valged. Nii et nööri sisemus on kehvemini värvunud ja siis pealt on ta ilusasti punane. Ja need nöörid on, nii nagu ka see eelmine kahekordsest lõngast nöör, on ainult punased ja kohati nende puhul on näha, et see ilus ärkpunane on muutunud lillakaks, aga paar slaidi edasi räägin ma sellest. Nii, ja et siin kokku võtta, et me kokku siis uurisime nööre praegu 18 kuuel ja kui palju siis milliseid oli ja kus kohas. Et seda esimest tüüpi, kus siis värvimata südamiku ümber oli põimitud värviline lõng, oli Helme, Kõpu, Nõo, Halliste ja Tarvastu kihelkondades. Seda kahekordsest lõngast põimitud nööri, see oli Audrukuuel ja neid kõige rohkem oligi siis neid ühekordsest lõngast põimitud nööre, mida oli erinevatest Eesti paikadest. Ja nende uurimuste jaoks me tegelikult selleks nii-öelda kontrollgrupiks me nagu teadlikult valisime siis erinevate kihelkondade kuued esimese hooga, et ma ei oska näiteks öelda, kas Tarvastu, kus sealt rohkem kuubesid oli, et kuidas seal see jaotus on, et seda peab veel vaatama. Nii, ja korraks siis veel sellest värvimuutusest ja miks see on oluline, kui kuubesid vaadata, mida see meile ütleb. Et on selgelt näha mõnedel kuubedel, et nöörid ei ole sellised ärkpunased, need on lillakad, aga kui hakata otsima kohti, mis on olnud rohkem peidus, et keerata sealt tasakesi seda serva üles, siis on näha, et see algne värv on olnud selline ilus ärkpunane, nagu nööripunane, nagu me teda tunneme. Ehk siis on toimunud värvimuutus. Ja selline värvimuutus on väga tüüpiline košenillile, et košenilli punasele, kuna košenilli punane on pH tundlik. Et kui sealt näiteks kui seda kohta on hõõrutud seebiga või mingi muu aluselise vahendiga, siis niimoodi võib see värvimuutus tekkida. Et ma ei tea, et mõnel teisel värvil, ütleme tegelikult loodusvärvidel küll, aga näiteks, et mõnel sünteetilisel värvil oleks sellist reageerimist pH-le. Nii, ja nüüd oleme jõudnud sinnamaale, et annan sõna üle Riinale, kes räägib erinevatest loodusteaduslikest uuringutest, mida me nende nööridega tegime. Tere ka minu poolt, väga tore teid siin näha. Ja ma siis räägin sellest, et kuidas me selle teemaga oleme üritanud edasi minna. Sest minu juurde tuli juba Liis sellise valmis uurimusega mingis mõttes, et on need nöörid kuubedel ja et millega need värvitud on, et ilmselt košenilliga ja et see nööripunase teema, mis seostub sarlakpunasega ja ka košenilliga kirjalikest allikatest, et me võiksime neid nööre lähemalt uurida ja just nimelt teada saada, millega siis värvitud on. Ja
kust nad võiksid pärit olla, et kas siis on ostukaup või kodune käsitöö. Ja me selleks valisime välja siis 9 kuube, kus me võtsime lõngaproovid, et teha värvianalüüsi, keemiline värvianalüüs, milleks on vaja siis hästi väikest lõngajuppi ja selle põhjal saab kindlaks teha, kas tegemist on košeniliga või mitte. Ma tunnistan kohe ära, et meil ei ole neid värvianalüüsi tulemusi hetkel, et me ei ole teinud seda keemilist värvianalüüsi, aga me oleme teinud teisi analüüse, mis kaudselt näitavad ka midagi nende nööride kohta. Ja selleks, et meie argumente või seda järgnevat analüüsi seletada, ma kõigepealt alustan sellest, et kuidas sai košenilist sarlak ehk nööripunast. Sest nagu Liis juba ütles, siis tegelikult košenilist saadi erinevaid punaseid. Košenill tuli siis Euroopasse peale seda, kui hakati tooma värvaineid Ladina-Ameerikast, Lõuna-Ameerikast ja Kesk-Ameerikast. Ja tegelikult alguses, kui košenill Euroopasse jõudis, kasutati seda maariasega, mis on alumiiniumipõhine sool ja mis on ajalooliselt kõige olulisem peitsaine võib-olla üldse. Ja enamusi või väga paljusid loodusvärve saabki maariasega peitsid, eriti kollaseid ja punaseid. Ja kui värvida košenilli ja maariase seguga või kasutada peitsina maariast, siis tulemus on selline karmiin punane. Karmiinhappeks nimetatakse ka seda ainet, mis annab värvi košenilli putukast tulevat värvi ja see karmiinpunane on selline natukene lillaka alatooniga, tumedam. Ma kahjuks ei suutnud olla kindel, et kui ma leian internetist mingisuguse värvilaigu või ma ei suutnud tekitada siia neid erinevaid värvitoone, aga äkki sealt Liisi slaidilt tegelikult see oli väga hea mõte näidata neid värvikatalooge, et äkki sealt tuli välja, et on selline tumedam lillakam toon, et see on selline košenillist saadud karmiinpunane. Ja siis 17. sajandi alguses avastati, et kui kasutada tinapeitsi, siis sai košenillist hoopis sarlakpunast, mis on hoopis eredam, hoopis punasem. Nii et see külm lillakas toon kaldub natuke soojemasse tonaalsusesse ja et see sarlakpunane meenutab kermesega saadud seda varasemat elitaarset punast värvi. Aga kuna košenill oli odavam ja siis see oli selles mõttes majanduslik võit. Ja see oli väga suur avastus. See levis hästi ruttu kogu Euroopa tekstiilitööstuses. Ja miks see on oluline? Sellepärast, et tinapeits oli uus nähtus. Selle avastamist omistatakse Cornelius Strebelile, kes oli hollandlane, kes töötas Inglismaal toona. Ja juba 1620-ndatel hakati selle retsepti põhjal tootma. Ja see me teame tinapeitsi põhimõtteliselt ka tänapäeval. Loodusvärvidega värvijad on sellega kursis ja tinapeits on tegelikult selline valge kristalliline sool, tina 2 kloriid, mis on hügroskoopne, aga mida saab poest osta ja mis lahustub vees hästi ja mida on tegelikult üsna lihtne kasutada. Aga kui see peitsaine avastati, siis sellisel kujul tinasoola ei tuntud. Ja see peitsaine, mida 17 ja 18 sajand kasutati, on tegelikult siuke keemiline tõesti avastus. See saavutati nii, et tina tehti väikesteks tükkideks ja lahustati ettevaatlikult tugevates hapetes. Seda on nimetatud kuningveeks, aquaregia, aga täpselt ei ole teada. Tänapäeval me mõistame selle all segu, mis siis sisaldab 2 kõige sellist tugevamat orgaanilist hapet, lämmastikhape ja soolhape, mis on tõesti väga ohtlikud, sest nad on esiteks tohutult söövitava toimega. Lämmastikhape vähemalt on ka tuleohtlik, kui ta satub kergesti süttivate asjade lähedusse. Nad mõlemad eritavad aurusid, mis on mürgised ja et see on tõesti väga karm segu. Aga toona ilmselt
need kuningvee koostis võis natukene varieeruda. Arvatakse, et see võis olla isegi alguses selline meistrite saladus, mida ei avaldatud. Säilinud retseptid on pigem üldsõnalised ja huvitaval kombel, kuigi seda peetakse väga oluliseks värvimise ajaloo avastuseks ja keemiliseks avastuseks ja värvikeemia alguseks, siis mitte keegi ei ole suutnud sellest kirjutada sellist ülevaadet või keegi ei tea täpselt ikkagi, kuidas see täpselt valmistati. Aga selge on see, et ta vajab spetsiaalseid anumaid, et teda valmistada, kuna ta on väga söövitav, see peab olema kas klaas või kivi. Need anumad peavad olema väga tugevasti kinni pandud, sest ta lendub. Ja kui ta lendub, siis vähe sellest, et see on mürgine, see ka vähendab selle kuningvee võimet. Sest kuningvesi on, sellepärast nimetatakse seda kuningveeks, et ta nii võimas, et ta suudab isegi kulda lahustada, söövitada. Et selles mõttes oli see oluline alkeemias näiteks. Ja ta ei säilinud kaua, seega arvatakse, et iga meister tegi iga värval tegi selle valmis enne, vahetult kui ta oli vaja värvida. Ja ta umbes üks 18. sajandi retsept ütles vist, et tuleb teha päev enne valmis ja siis 15 päeva, et 15 päeva jooksul tuleb seda kasutada, et pärast enam ei saa. Ja miks see on suitsev, siin on retseptis, seal pildi all on toodud ka kokkuvõtlikult üks retsept 18. sajandi lõpu publikatsioonist, et ta on suitsev lämmastikhappe ongi see, et kui ta on hästi suure kontsentratsiooniga lämmastikhappe, siis ta alguses värvitu, aga ta muutub selliseks punakaks või pruuniks ja ta hakkab suitsema. See gaas, mis sealt eritub, mis on siis lämmastikdioksiid, on kollakas ja sellepärast öeldakse tema kohta suitsev. Ja see on tegelikult halb, kui see juhtub, sest siis ta kaotab ka oma võimsust. Ja siis tuleb ettevaatlikult lahustada selles ära tina. Ja siis on valmis peitsaine, mida siis segati peitsivedeliku sisse. Ja see oli selles mõttes väga suur avastus, et esiteks ta muutis selle külma košenili tooni palju soojemaks ja erksamaks. Ja see oli ka päris vastupidav. Ja teiseks, selle retseptiga kulus košenilli vähem. Nii et see oli tohutu võit ja sellepärast seda küll üritati saladuses hoida, aga see levis hästi kiiresti tõesti kogu selle Euroopa tekstiilitööstuses. Ja miks ma seda siin ka niimoodi põhjalikult räägin, on see, et košenill ja tinapeits käivad omavahel kokku. Ja seda tinapeitsi üldiselt teiste värvainetega ei kasutatud. See oligi selle sarlakpunase tootmiseks mõeldud. Sarlakpunast peeti värvide kuningannaks ja see oli nagu tohutult nõutud ja populaarne. Ja see on nagu sihuke kindel seos. Ja kui nagu mõelda selle peale, et kas Eestis maarahvas võis kasutada ise näiteks 17. 18. sajandil tinapeitsi või seda ise valmistada, siis arvestades kogu seda tausta, siis pigem mitte. Et see jäi elukutseliste värvalite pärusmaaks. Nii. Ja kuigi me ei ole teinud nüüd veel nendest lõngadest värvianalüüsi, need proovid on olemas, seda saab teha, siis me kaudselt saame seda košenilli, mis silmaga nähtavalt on ka kõige tõenäolisem lahendus nende nööride puhul, me saame seda teha kindlaks peitsainete, puurides lõngast elementkoostist. Ehk siis peitsained on metallisoolad, lõng on orgaaniline asi ja kui me mõõdame selle lõnga sellist elementkoostist ja kirjeldame selle kiu peal olevaid osakesi, siis me saame öelda, et millist peitsainet on selle lõnga peitsimiseks kasutatud teatud tõenäosusega. Ja siin slaidi peal on näha, kuidas see meetod toimib. Siin on tehtud skaneeriva elektronmikroskoobiga, mis on siis selline tehnika, kus me ei kasuta suurenduse tekitamiseks, suurendatud kujutise tekitamiseks mitte valgust ja optikat, vaid elektronkiir skaneerib seda esemepinda, mis on seal mikroskoobis ja kogub sealt informatsiooni ja selle tulemusel valmib väga kõrge resolutsiooniga, väga ilusad vaated villast. Ja selle põhjal on võimalik näiteks jälgida selle kiu peal olevaid erinevaid kihistusi ja jäänuseid, mis seal on. Ja
teine sellesama mikroskoobi küljes on selline detektor, mis suudab määrata elementkoostist. Ja me tegime katse, Liis värvis lõngad või peitsis nii-öelda lõngad teadaolevate peitsainetega, nagu näiteks vaskvitriol, raudsulfaat, maarias, mis on siis alumiiniumipõhine, kus on ka kaaliumit enamasti, siis tina 2-kloriid, mida siis tänapäeval kasutatakse, mis on see sool. Ja me katsetasime, kas see töötab, see meetod, ja see töötas suurepäraselt. Iga selle erineva peitsaine puhul tuli välja see nii-öelda juhtelement või see tunnuselement, on see siis tina, alumiinium, kaalium või raud või siis ka vask. Ja seega me saame seda meetodit kasutada, et määrata peitsaineid. Ja me oleme seda tegelikult ka teinud teistest proovidest ja tundub, et etnograafiliste esemete puhul, mis ei ole, ma olen arheoloog, siis ma võrdlen sellega, mis on maa sees olnud, see meetod töötab päris hästi. Ja siin on nüüd need proovid, mida me võtsime, need 9 kuube ja ma panin need proovivõtupildid ka siia. Ma loodan, et see annab mingisuguse ülevaate ka nendest värvidest, millised värvid need on, et need ei ole kõik ju päris ühesugused, kuigi enam-vähem lähevad ühte kanti, siis on ka mõned lillakamad, on näiteks see ambla oma ja see on natuke lillakamad. Ja nagu Liis juba seletas, siis seda ilmselt, et see värvi erinevus ei tule mitte sellest värvimistehnoloogiast seal taga, vaid pigem sellest, mis on millega värvaine või see nöör on kokku puutunud kuue peal juba, sest ta tõesti on pH-tundlik ja muutub üsna kiiresti lillaks. Nii. Me tegime kokku selle elektronmikroskoobi ja detektoriga kokku 145 mõõtmist, kus siis erinevatelt kiududelt, erinevatest osakestest, erinevatest kihtidest ja jõudsime järeldusele, et enamus neid nööre tõesti sisaldab täiesti kindlasti tina ja ma võin väita ikka väga kindlalt, et lihtsalt mõnes muus lõngas ei peaks seda tina olema, et see tina on just tina määramine näitab selle peitsaine kasutamise päris hästi ära. Muidugi me ei tea, mis kujul see peitsaine oli, seda see loomulikult ei näita, aga tina oli kindlasti olemas ja selge siis 8. 8 nööris oli tina ja selles viimases siin all paremal nurgas siis Jaani kihelkonna 6 tina ei olnud. Kuigi ta värvitooni järgi võib-olla see vahe ei ole väga suur, ma ei tea, need pildid muidugi ei näita ka õiget värvitooni, aga võib oletada, et seal oli siis kas mingisugune teine punane või lausa juba sünteetiline värv. Et siin on vaja juba värvianalüüsi, et selle kohta ma edasi ei oska enam midagi öelda. Ja muidugi huvitavat mõtlemisainet annavad need tulemused veelgi, sellepärast et päris mitme kuue puhul ilmselt oli ka kasutatud või päris selle mitme nööri puhul oli kasutatud ka maariast, sest oli ka alumiiniumit ja kaaliumit. See vajab nüüd natuke veel täpsustamist ja mõtlemist, kuigi see tõenäosus on suur ja kui lugeda tegelikult neid selleaegseid retsepte, siis jah, neid kombineeriti erinevaid peitsaineid ja erinevaid värvaineid ja see ei ole kunagi päris nii, et sa võtad selle ühe värvaine ja siis sellega värvid, vaid see mineviku värvi tootmine loodusvärvidega oli väga keeruline süsteem, kus olid erinevad kombinatsioonid ja erinevad tulemused, nagu sealt Liisi slaidilt ka võib-olla näha oli, et sa kasutad 2 erinevat värvainet näiteks ja sa võid ka kasutada mitut erinevat peitsi. Aga igal juhul selle põhjal ma julgen küll öelda, et need 8 kuube, nende nöörid on ilmselt siis košenilliga värvitud. Kasutatud on tina peitsi, arvestades seda ajaloolist konteksti, siis tegemist on ilmselt ostukaubaga, et see võiks viidata sellele, et see ei ole tõesti see kohapealne kaaruspael, kuigi jah, me peaksime tegema nüüd põhjaliku analüüsi, kus me vaatame veel spetsiaalselt üle erinevast tehnikast tehtud nöörid ja võrdleme kõiki neid andmeid omavahel, et praegu on see siiski veel tegemata. Ja siis see 1 kuub ilmselt on värvitud, see nöör on värvitud mingisuguse teise värvainega. Ja sellega ma ka omalt poolt lõpetan. Ja
kas teil on nüüd, et nüüd ongi see, et kas on küsimusi? Aitäh kõigepealt, Riina, ja aitäh, Liis. Nüüd meil on ma arvan, et aega küsimusteks oma 15 minutit näiteks, nii kuidas kulub. Ja ma paluksin, et äkki Liis tuleks ka siia ja Liis võtab mikrofoni ka. Ja minul on siin üks mikrofon, mida ma saan anda publikule. Nii et võite julgelt tõsta käe ja siis ma ulatan mikrofoni. Vabandust, see, et mõnedes nöörides on siis sisu valge, see on siis kokku hoidva? See näitab lihtsalt seda, et ei ole värvitud lõngasid, vaid on värvitud nööri. Ja kui sul on juba nöör valmis punutud, ta on selline tihedam asi ja ei ole piisavalt immutatud seda nööri värviveega läbi, siis ta jääb sellest valge, aga tegelikult võib olla ka, seal võib olla kaks põhjust, et üks põhjus võib olla see, et sul nööril on ju vaja värvida ainult see pealispind, et ta näeks ilus punane välja. Aga teine teema võib olla seotud siis lõngadega, millest need nöörid on tehtud. Et suur osa, või kõige suurem osa siis nendest, mis me uurisime, olid põimitud ühekordsetest lõngadest. Et see ei olnud mitte ainult üks lõng, vaid seal oli pundis kas 3 või 4 ja siis oli 4 haru. Et neid oli päris palju, kuid igasugune värvimine, millega käib kaasa ka lõnga kuumutamine kuumas vees, ta lõhub villast lõnga. Ehk siis lõng läheb ka kohe nõrgemaks, et kui sa pead sellest pärast punuma nööri, kui see näiteks oli mingi masinatega, mingi seadildistega punutud, et kui ta on värvimata, siis on ta ka tugevam, ta värvimisega läheb ka kindlasti karvasemaks, et kuna sealt mingi osa nagu kiudu tuleb välja. Nii et see võib olla mõlemad pidi, et hoiti värvi kokku, aga samal ajal ka oli lihtsam seda punuda, valmistada enne, kui lõng oleks olnud värvitud. Aga kindlasti siis ise kaarushargiga ei tehtud pigem ikka? Ma ei oska seda öelda, sellepärast, et ainukasi, mis mul ongi see, et ma lugesin kokku kuued ja lugesin kokku kaarushargid ja tegin sellest loogilise järelduse. Aga tegelikult meil on ju, meil on ka etnograafilises arhiivis on ikkagist öeldakse, et tehakse kaarusega, et seda peaks nüüd edasi uurima, et kas tehti või tehtud, aga tänapäeval meil selliseid nööre ei ole, nii et ega meil väga varianti ei ole. Ma kogu aeg küsin, et mul tekkis see küsimus, et kas see nöör, millel on see valge sisu ja on peale pandud need värvilised, et sa ütled, et need võivad olla sünteetiliste värvidega, et kas seda ju ometi kaarushargiga ei ole tehtud? Kindlasti mitte. See on hoopis teist tüüpi. Aga näiteks see kahekordsetest lõngadest põimitud ja ühekordsetest lõngadest, eks ju, et need võivad olla siis ka kaarushargil tehtud. Kaarushargid meil olid, aga küsimus on et millised nöörid ja kui palju nendega tehti ja kui palju osteti. Ja ma võin ka öelda seda, et Hannes on natuke seda teemat uurinud kirjalikest allikatest ja tundub, et on päris mitu sellist kaubakategooriat, mis võiksid olla ka need nöörid. Aga see on selline jälle, et me hetkel, et seda uurimistööd me esitleme nüüd esimest korda ja siin on veel selliseid lahtisi otsi, mida oleks hea kokku viia. Lahtisi nööriotsi. Lahtisi nööriotsi just nimelt. Aga kuna see on nüüd tõesti mitme erineva maa projekt, et kuidas siis teistes maades nende nööridega on? Teiste maade nööride kohta ma ei oska öelda, sest see rahvusvahelise projekti, mille alt me seda uurimust tegime, selle mõte oli tegelikult üldsegi arendada välja säästlikumaid värvimistehnoloogiaid tänapäeva tarbeks. Ja see ajalooline taust või see ajalooline osa pidi ka pakkuma mingis mõttes inspiratsiooni või mingit molekuli infot või mingite retseptide toel ja seega meil oli päris suur vabadus, mida me uurime ja ma isegi Soome, ainuke oligi, meil oli Soomega koostöö ja Lätiga mingil määral, aga me niimoodi nööre mujalt ei ole vaadanud, et see pigem tuleneski sellest, et Liisil oli juba enne see mõte olemas
et tahaks uurida neid nööre, siis tekkis see võimalus selle teemaga edasi minna, sest Eesti kontekstis ma arvan, see päris huvitav tulemus või uurimistöö või et see, et kuidas said nöörid kuubedele, mind küll kõnetas see kohe. Eriti kui sa mõtled selle peale, kuivõrd tähtsa sümboolse väärtusega on punaste nööridega mulgikuub või pikkkuub ja kuidas see on lausa võib-olla eestluse sümbol. Ning siis kuub oli kindlasti kodus tehtud ja kodusest kangast, aga nöörid siis võib-olla isegi tulnud kuskilt. Hannes rääkis vist Hollandi nööri nii-öelda vabrikutest ja kindlasti värvitud siis värviga, mis tuli Lõuna- või Kesk-Ameerikast košenilli sellisest kummalisest värvist ka veel nagu košenilli täidest, et selline huvitav kontrast. Ninapeitsi teema seal nagu see minu arust oli väga köitev, et ma täiesti huviga sukeldusin sellesse. Nii põnev kuidagi ja nii eriline tehnika mingis mõttes, et tõesti seda siia Eesti konteksti mõelda oleks võib-olla liiga palju. No ma ei tea, need kuued sümbolina ilmselt kõnetavad pigem rahvarõivastega kursis olevaid inimesi rohkem, et ma olen natuke nagu katsetanud siin ja seal, et kõiki see ka päris ei kõneta, aga igal juhul minu meelest on see väga põnev teema. Sest mina esimese mõttega ikkagi tulin, et jah, et ma sain aru, et see ei ole nagu talus värvitud, kuna see selline toon saadakse tinapeitsiga ja tinapeitsi oli too hetk siis keeruline teha. Aga siis kuidagi selle uurimuse keskel siis tuli see mõte, et võib-olla üldse nöörid ei olegi Eestis tehtud, et võib-olla nad tulidki värvituna, et iseenesest, mis ma olen leidnud 18. sajandil, 19. sajandil, et müügikuulutustes oli küll inglise tina, et tina müüdi, aga siis peab uurima ka nüüd värvaleid, et mida need Eesti värvalid värvisid, kas nad värvisid košenilliga ja tinapeitsiga. Jah, ja kui ma tegelikult unustasin ettekandes sellest rääkida, et tõesti me võime öelda kindlasti, et 17-18 sajand kasutati just nimelt seda tina lahust selle peitsina, mis on ikka väga sihuke ohtlik ja vajab teadmisi, kuidas seda kasutada. Ja ma üritasin aru saada, mis hetkel tuleb see tinasool, mida me teame ju 20. sajandi algusest või mida me tänapäeval teame. Ja tegelikult tuleb tunnistada, et sellist teadmist ei ole mitte keegi suutnud välja peilida. Et me tegelikult ei tea, millal see muutus nii-öelda kaubaks. Seda, et sellest samast tinalahusest saab seda sama tinasoola tegelikult nagu nii-öelda välja kuivatada. Et seda küll, aga et mis hetkel hakati seda müüma, sest ka selle tinasoola hoidmine ei ole nii lihtne, sest ta on hästi hygroskoopne, ehk siis ta reageerib veega, ta reageerib õhuga, teda peab ka suletult hoidma, et ta ei säili lõpmatuseni. See on nagu väga põnev teema, et kuidas see keemia on arenenud ja mis hetkest said asjad kättesaadavaks. Tänan ka väga põneva loengu eest. Mind huvitaks need välismaa või need tööstused või õigemini vabrikud, kes nagu tootsid kangast ja et kas seda on ka uuritud, et kas on toodud kuskilt, siin oli nagu Holland või Inglismaa või kui näiteks Kanaaridel oli seda, kasvatati neid punased täisid, et kas seal kasvatati ainult täisid või tehti sealt juba ka nagu värvainet on ju nendest täidest või kuidas neid täisid müüdi ja siis see Riinale küsimus, et kui nüüd maapõuest on leitud need tekstiilid, et kui siis neid analüüse teha, et kas siis saab ka teada, millega on värvitud või? Ma võin isegi vastata vist mõlemale, et seda tekstiili tootmist Euroopas, kuna see oli tohutult suur ja see oli väga oluline majandusharu juba alates keskajast, siis seda on hästi palju uuritud ja sellest on tegelikult hästi palju teoseid. Eraldi isegi on seltskond, kes uurib ainult värvaineid ja nende kasutamist ja on tõlkinud või publitseerinud need 17. 18. sajandi värvalite raamatuid
neid väheseid, mis on säilinud, et need on täiesti publitseeritud ja kommenteeritud ja see oli Inglismaal väga oluline, see oli madalmaades väga oluline, see tekstiili tootmine just. See oli Hispaanias, Portugalis arendati, Prantsusmaal, et iga riik üritas võimalikult hästi ja ise seda kangast toota. See Cochenilli putukaid ja üldse igasuguseid täisid koguti need emased munemisvalmis täid kokku, kuivatati ära ja siis neid turustati. Ja siis värval tegi nendest kuivatatud putukatest nii-öelda oma selle värvilahuse. Et see käis niipidi, et see oli nagu eraldi, et ühed kudusid kangast, ühed tootsid villa ja kolmandad tootsid värvaineid ja siis kuskil vabrikus nii-öelda said need kokku. Ja tegelikult isegi Tallinnas oli 19. sajandil värvimisega tekstiili värvimisega seotud tehas. Ma ei ole seda jõudnud väga palju veel uurida, et ka Eestis siiski midagi ju toimus. Aga jah, Euroopas oli suur asi ja sellest on väga palju kirjandust, nii et kui on soovi selle kohta lähemalt uurida, siis ma võin jagada. Ma tahtsin vastata ka küsimusele just, et sa küsisid, et kuidas, mis kujul neid müüdi. Ja tõesti olid need kuivatatud putukad ja on meil ka etnograafilises arhiivis kirjeldusi nendega värvimisest, et nendega kindlasti talurahvas on värvinud. Võib-olla ei oska veel öelda millal, et kas 18. sajand, 19. sajand kindlasti juba. Kindlasti. Ja pigem Maarjasega ma kahtlustan. Ja sellega ma olen küll nõus, et kirivöödes näeme ju Cochenilli, seelikutes näeme Cochenilli ning on kirjeldusi, et kuidas tuli hõõruda, kõigepealt siis need täid tuli hõõruda peeneks, sama kui tuhk, ehk siis hästi peeneks ja siis Maarjast tuli juurde panna. Aga üks huvitav küsimus minu jaoks on, et meil on 19. sajandi siis seal teises pooles, kui meil hakkasid eestikeelsed ajalehed ilmuma, on paljudes müügikuulutustes selline asi nagu Cochenilli pasta. Ja esimese hooga ma mõtlesin, et see on võib-olla, ongi, et Cochenill on nagu ära hõõrutud, kuidagi mingit vedelikku juurde pandud, et sul oleks lihtsam seda lahustada. Aga siis vaadates tolleaegseid värvimisest ja värvidest kirjutavaid raamatuid, siis selgus, et see Cochenilli pasta tõenäoliselt on hoopis üks poolsünteetiline värv, mille saamiseks kasutati Cochenilli, aga seda Cochenilli, peenestatud Cochenilli keedeti ammoniaagis ja siis see kergelt muutis seda Cochenillis olevat värvimolekuli ning sest, et oli just müügikuulutus, et sul oli Cochenill ja siis oli Cochenilli pasta. Nii et see on jällegi asi, mida meil praegu ei ole. Ma ei tea, mis värvi ta annab. No tõenäoliselt ikkagi midagi sellist punakat, lillakat, kuna see ammoniaak on aluseline, siis pigem võib-olla lillakamat tooni. Aga jah, et aitäh küsimuse eest. Ja siis lõpuks see arheoloogia küsimus. Ja me oleme ka uurinud arheoloogilisi esemeid ja mingi kindlusega on võimalik ka sealt värvaineid määrata. Aga arheoloogias tuleb kohe see maa sees olemine, lagunemine palju suuremal määral on probleemiks ja natukene raskendab neid uuringuid. Ja näiteks seda peitsainete uuringut üldiselt ei saa üldse teha, sest liiv annab sulle ka alumiiniumit, räni ja väga palju erinevaid neid elemente. Aga jah, me oleme ka teinud arheoloogilistest tekstiilidest ja see on ka väga põnev teema. Arheoloogilistest on meil ju tegelikult palju rohkem värvianalüüse tehtud kui etnograafilistest. Kokkuvõttes küll, jah, aga seal kadedaks teeb. Cochenilli seal ei ole. Ühest Tartu keskaegsest importtekstiilist oli see Poola Cochenill. Aga on palju muid huvitavaid. On need tundmatud punased, mis on näitusel ka, et see on see, mis mind kõige rohkem praegu kuidagi köidab ja mis ei anna rahu. Et see, vaata see seest valge nöör, see oli ümar siis ja teised olid kantlikud. Ei, neljatahuline ikka. Ta oli ikka ja, ikka see struktuur oli tal sama. Pigem oli ümar võib-olla see, millel oli siis lõng ümber põimitud selle südamiku. Vabandust, ma mõtlesin seest valge selles mõttes, et värvimata. Ei, see jah, just valge südamikuga ja see oli rohkem niisugune ümaram, jah.
selline ja siis selline värvilisest lõngast võrk nagu ümber. mul on võib-olla pigem kommentaar, et ma olen vahendaja muuseumis ja tegelikult ma pean nagu teadma, väga hea on nüüd rahvariidet vahendada, et mingid teemad on palju kodusemad ja Koscianilli täidega ma puutusin esimest korda kokku Taani Rahvusmuuseumis, kus nägin, et nende rahvarõivad olid palju varem kui meil värvitud ja värvitud väga palju punase värviga Koscianilli täidega just, et siis ma mõtlesin, et huvitav, miks siis meile ei jõudnud, aga siis jõudsid hiljem ilmselt ja kuna nii kallis, siis tehti lihtsalt ainult mõningad asjad sellega, eks ju. Jah, et noh, see muidugi etteruttavalt öeldes, et see pisike valim, mille me oleme nüüd ära analüüsinud, et puu punane tundub olevat lihtsalt siin rohkem levinud, vähemalt talurahva hulgas just, sest ta oli odavam ja siis Koscianill oli pisut hinnalisem ja seda tõesti nii palju ei ole, aga no ikkagi üllatavalt palju on meil ju nende analüüside hulgas, arvestades näiteks madarat ei tulnud üldse, aga seest tuli punapuud ja Koscianilli. Noh, meil ongi vaja leida uusi meetodeid, millega teha suures mahus värvi uurimist, sellepärast et need analüüsid, mis meie tegime, need on nagu väga kallid, sul maksab ma ei tea, mis tuleb 150 eurot on ühe lõnga jupik, isegi rohkem 200 eurot üks proov ja kui meil on ERMis, eks ole, 4500 kirivööd, siis see lihtsalt ei tule kõne allagi. Et õnneks on uusi meetodeid, mis võimaldaks siis väga suures mahus palju odavamalt ja lihtsamalt värve mõõta ja selle põhjal just näiteks kirivööd, mida meil on nii palju, annaks juba täiesti sellist kvantitatiivset analüüsi teha, mis annaks meile suuremat üldistusvõimalust nende värvide kasutuse osas. Ja need mõned meetodid ei eelda ka sul lõnga võtmist esemest, mis minule ka väga meeldib. Et loodame, et see saab võimalikuks. Tahtsin veel tänada, et väga hea kataloog on, et te mõlemad sinna kirjutanud ja väga hästi metoodiliselt on näitus üles ehitatud. Ma olen sattunud mitmel korral tutvustama huvilistele, mitte tavakülastajale ja siis hästi hea on rääkida, sest et päris palju on seina peal, no ei saa ju pähe õppida kõike neid tekste, aga siis seina peal ja siis kuidagi, kui sa juba tead, kus sa midagi räägid või et millist filmi sa lased põhjalikumalt vaadata ja millele siis viitad, et kuidagi ma ise olen kuidagi saavutanud selle näitusega nagu rahu, et mõnus on. Väga suured tänud. Jah, suur tänu. Minu jaoks on hästi huvitav see, kuidas te olete enda uurimistöös kombineerinud siis rahvarõiva uurimise ja arheoloogia ja nagu Liis tõi välja, et kuidas et kui palju on arheoloogial ja sellega laboratoorsetel või analüüsimeetoditel nagu pakkuda rahvarõiva uurimisele ja etnoloogiale laiemalt. Riina, kuidas sulle tundub, et kas nagu teie omavaheline koostöö, et kuidas see nagu panustab ka nagu arheoloogiasse või kuidas sul ja tunned ennast? Koostöö on suurepärane ja mina pean ütlema, et ma viimasel tegelengi nii paljude erinevate asjadega. Ühendav nimetus on ilmselt tekstiil ja ma üldse ei tõmbaks mingeid piire, kas on arheoloogia, ajalugu, etnoloogia, kunstiajalugu, sellepärast et see kõik nagu moodustab ühe terviku, et sa võidki alustada kuskilt 11. sajandist ja jõuda väga sujuvalt järsku välja 20. sajandisse. Ja see kõik on tegelikult omavahel seotud ja küsimus ei ole üldse allikates. Et sa võid neid teadmisi kuidagi, et jah, kõik nagu on kuidagi seotud lõppkokkuvõttes. Et ma üldse ei teeks seda vahet, et meetodid ongi ainult selleks, et kui nad sobivad parasjagu allikmaterjali ja küsimuste asetusega, siis sa kasutad neid ja et on lihtsalt ju abivahend, et jõuda mingisuguse teadmiseni. Ja kui me jääme loodusvärvide ajastus ehk siis enne 1850 laias laastus, siis meil ongi ju samad värvid, mis meid huvitavad ja mille kohta me tahame vastuseid saada, kas need on, millised on. Ja kuidas nad on nagu ajas kulgenud nii-öelda, et nii põnev ja alati näiteks need kaubateed, et kust nad tulnud on või et kas nad on kohalikud või
et jah, see kõik on väga terviklik tegelikult. jah, suur aitäh teile. Teeme ühe aplausi. Aitäh kõigile kuulajatele, väga tore publik. Järgmise korrani, head aega.